Nii, tere hommikust kõigile! Tere, tere, tere. Hello for the English speaking people as well. Hello. Ja mina olen Karmen, mina olen siis koos Aaroniga tänase päeva juht ja me oleme ise ka muideks BFM-ist. Mina olen küll vilistlane, aga Aaron hetkel õpib, nii et selles suhtes meil on nagu eriti hea meel olla siin. Ja see infotund on kuidagi eriti südamelähedane mulle ka, sest ma ise olen olnud siin infotunnis ja BFM on mulle südamelähedane, nii et mul on siin täitsa mõnus olla. Ja kindlasti küsige hästi palju küsimusi, sest et nüüd on see koht ja võimalus, te ei pea tõstma siin kätt, te saate rahulikult digitaalselt küsida neid küsimusi ja siit saada siis vastuseid. Nii et jah, ma arvan, see on väga hea. Ja küsige julgelt ja kõik, mis teid vähegi selle eriala või instituudi kohta huvitab, siis küsige, sest ma arvan, et see, kui te küsite ja saate endale vastused, see aitab teil väga hästi ja palju paremini lõpuks otsus langetada, et kas see on teile või mitte. Ja mis kõige parem, te saate küsida seda otse selle enda eriala tudengilt. Nii et mis saaks veel parem olla? Jah, aga selle saatel juhatamegi nüüd siia meie armsad BFM-i tudengid. Täpselt. Tere! Tere! Mina olen Sandra. Ja mina olen Mari ja meie oleme koreograafia teise kursuse tudengid. Just nii. Täna siis räägime teile sellest, et miks tulla koreograafiat õppima. Kui sulle meeldib liikuda ja sa oled tegelenud näiteks varasemalt ka tantsimisega, siis meie tegeleme sellega koolis päris palju. Jah, et meie eriala koosnebki siis suuremast ajast praktilistest tundidest, et me õpime näiteks balletti, kaasaegset tantsu ja ka rahvatantsu ja vahel ka midagi muud. Vahel ka midagi muud. Me teeme igasuguseid liikumisega seotud asju. Ja lisaks sellele, et me liigume, me siis õpime ka koreograafiat, looma, kompositsiooni, igasuguseid analüüsivaid ja toetavaid aineid siis nagu kunsti mõttes. Ja ka anatoomiat ja psühholoogiat ja õpetamisega seoses nagu erinevaid olulisi teadmisi kogume meie siin koolis. Ja BFM-is on üldse väga hea ja avatud nagu õppida. Näiteks need pildid, mis meil siin slaidil on meie enda korraldatud vabalaval tehtud, ehk siis me niisama iga päev pealaspidi ei ripu, aga meil on võimalik seda ikkagist teha, sest et meil on hästi toetavad õppejõud ja meil on lihtsalt hästi palju võimalusi. Jah, meil on Black Box, mis on nagu koreograafia tudengitele eelisjärjekorras nagu saadaval. Meil on väga hea valguspark ja erinevad nagu tehnilised lahendused ja saad õppida ka ise siis nagu valgustama ja erinevaid asju tegema seal selle meie võimaluste piires. Aga sisseastumistest? Jah, sisseastumisest siis nii palju, et kõigepealt tuleb esitada siis SAIS avaldus pluss fotoga CV, kus sa siis räägidki oma treeningutest ja mis sa oled loonud ja niimoodi. Ja selle vahemik on siis poole juuni pealt juuni lõpuni. Ja siis toimuvad meil katsed. Katsetele saavad kõik, kes avaldus on esitanud. Jah, katsetele saavad kõik ja katsed toimuvad siis meil mitmes voorus. Koha peal on 3 vooru. Esimene voor on siis tants, kus sa siis pead ise tantsima ja pärast seda siis vesteldakse sinuga. Ja teine voor siis järgmisel päeval on treeningtunnid, kus siis tehakse erinevaid asju läbi, harjutusi, käivad erinevad õpetajad, vaadatakse, kuidas hinnatakse siis seda treeningtunni sooritust ka. Ja viimasena on siis kompositsioonitöö ja kirjutatakse ka üks essee vaadates siis mingit varasemat teost. Ja siis kompositsioonitöö jaoks on terve päev ja siis järgmisel päeval alles esitatakse neid töid. Jah, et kõik need täpsem info meie katsete kohta on ka juba üleval kodulehel. Aga seal on öeldud, et muidugi ajakavaliselt võib muutuda, aga praegu on nii, et 9. kuni 12. juulini toimuvad katsed. Just nii. Ja meie vastuvõtu tingimusteks ongi 100% vastuvõtueksam. Ehk siis gümnaasiumieksamid tuleb küll tublisti ära teha, aga meie erialal need ei mõjuta. Just. Ja ma arvan, et see katsete nagu voor annab väga hästi ka ülevaate sellest, milline nagu igapäeva koolielu hakkab olema, et nagu saad proovida selle 3 päeva jooksul ära kõik, millega me tegeleme. Ja siis siin on ka mõned pildid meie olnud eksamitest ja arvestustest ja
jah, et siin on meil näiteks, kus me osalesime magistrantide lavastustes, kus me lõime oma Eesti Rahvatantsu süüte ja kus me siis tegime soolokompositsioone. Mida siis veel teha enne, kui meile õppima tulla? Kindlasti tuleb vaadata erinevaid tantsulavastusi ning olla kursis siis nii-öelda aktuaalse tantsumaastikuga Eestis. See lihtsalt tuleb kasuks, kui sa oled seal vestlusel ja sult küsitakse igasuguseid küsimusi ja inimesi, siis on nagu hea teada, et ma tegelikult seda asja olen näinud, et vähemalt ühte asja käia vaatamas. Estel, Kanut, Estonia. Ja praegu kusjuures meil 4. kursuse tudengid on lõpetamas ja magistrandid ka. Ehk siis ka meil endal siin koolis toimuvad lõpulavastused, mida saab tulla väikese piletihinna eest vaatama siinsamas koolis. Lisaks on väga tähtis tutvuda ka õppekavaga ning meie õppejõududega. Siia me panime küll meie põhilised õppejõud, aga meil käib väga-väga palju välisõppejõude just erinevatest teistest riikidest. Nii et selle tõttu on meie õppekava nagu väga-väga mitmekülgne ja arendab meid väga mitmest ja erinevast küljest. Jah, need kogemused on kindlasti hästi erinevad ja huvitavad just välisõppejõududega kohtumise osas. Aga see on meie poolt tänaseks kõik. Võite jälgida meid meie Instagramis, et nagu olla kursis meie igapäevaste toimetustega, kui huvitab. Aitäh! Tere! Siis ma räägin nüüd inglise keeles, kuna see õppekava on ingliskeelne. Siis hello, here I'm to introduce Crossmedia. My name is Singa. I'm on my final year of Crossmedia. So I'm starting with a quite simple question. Have you ever heard or seen an idea that felt too small for just one format? Something that can be an event or social media campaign or even a documentary film at the same time. So it's basically what Crossmedia is about. It's about creating a coherent, immersive experience across different media formats. So you can use anything. And if you want to study media space and trying yourself in different fields like filmmaking, TV production, marketing, and so on, so here you are. And one of the great advantage of this program that we actually learn not on theory basis, but more on a practical one. So the great example is cross-media project that you gonna have during your program. And in my case, it was Hockey Links. So we produced this project. We produced a documentary film. We even organized some hockey games. And we work very closely and collaboratively with Hockey Federation in Estonia. Yeah. And also, you will get a very big portfolio. Throughout this program, we produced a music video, we produced documentary film, and also we even produced small TV show. So if I have to summarize key aspects about this program. The first one would be project-based learning from the first day of the studies. Then real-life cases and collaboration with clients. The great example is advertising subject that we had with AV Media students. We had to produce an advertising video, and we had to actually create an idea, then pitch it, and finally produced a video. And for example, my team was chosen as the best for video production, and this YAOCO organization gonna use our video like as their advertising video in commercial way. Then international and creative environment, we have a lot of people from different backgrounds and from different countries. Then combination on practice and theory. And finally, it's a great chance and possibility to explore multiple media fields before choosing your focus. So you can try marketing, you can try filmmaking, you can try even media researching.
And last but not least, it's admission requirements. The first step would be just submit all the necessary documents like your high school diploma and so on. Then it's audiovisual CV, just self-introduction through video. The next step gonna be creative assignment. Actually, is about creating a piece of content using like multiple media formats. It can be painting, it can be video, it can be whatever you want. So be creative as much as possible. And final, it's an interview with our professionals, curators of cross media, and the aim just to show your interest and motivation toward our studies, and please prepare to show also the basic knowledge of cross media, because it is also necessary just to show your basic understanding what is it. So thank you so much. That's it from me. Hey, my name is Leon, I'm Kristin. and we are AV Media students. And we want to talk about what is actually AV Media. So in BFM, we are a predominantly film school, and we are a film program pretty much, while we also do TV series and documentaries. And the admissions requirements you can find all on the website, actually. Do you want to talk about a little bit? Yeah, you have to write a motivational letter, submit your CV and portfolio, put in FilmWorks, yeah. We also split into creatives and technicals. So creative students deal mostly with writing, producing, directing, and technicals deal with video, sound, editing. So your portfolio should reflect that. There's also creative assignments, which will be sent to your email, and an individual email after the assignments. But there's more on the website for that. Our program is a very hands-on program. We really do a lot of work in terms of going out and doing work. Every semester, we have a short film that we do at the end of the semester. So in our first year, we have factual TV, and in the second semester, we have documentary series. In our second year, you will focus on fiction series, and then you will have a music video where you will work with artists from Estonia and even abroad. Completely up to you. And the music video is the most fun because you can do whatever you want. In our third year, it's a thesis development for the entire 2 semesters. So you can choose between a fiction series or a documentary and just work on it for your entire year. It's a very hands-on. I mean, I'm really impressed with what they do here, and you will not regret if you join us. These are the projects from our first semester, which was the factual TV series pilot episode. A lot of fun, documentary style, of course, so yeah. Yeah, and for each project, you get given a budget, and you get to work within a crew, and you guys go out and you guys film. It is very much hands-on. You get taught how to use equipment, and then you go out and you just do it. You use it and you learn a lot. You're gonna make mistakes, but that's how you learn here at AV Media. Next slide. So these are our Instagrams. Obviously, you can find a lot of information on the website, but really on our Instagram, we kind of post insights into what we do. So if you want to check it out, we do post, try to post at least every week. But that is our batch's Instagram, and then this is the official Instagram that we are making. We just started it about, I'd say, 2-3 weeks ago, and so we're starting to post more and more on it. Yeah. AV Media is, we collaborate with a lot of the programs, and we work with actors, and we work with a lot of even the actors in Estonia, because they have a, where they have to work in student films for free. So we have a lot of actors that work in our programs and help build what is a really good film. Here are some photos from our first semester. A lot of fun. On the bottom right, you can see when we went to Viljandi to work with their actors. It is currently an ongoing project. The middle ones are from actual shoots from projects. Some of them, one of them is in Saaremaa, some of them in Tallinn, some of them outside of Tallinn. So a very, very practical program where you get to do basically everything and anything. Yeah, and let's say that's all from us. Yeah. Thank you. Thank you.
Tšau, ma olen Jorke Ma olen Anders. ja me siis räägime teile natukene reklaamist ja suhtekorraldusest ja alustame koheselt siis videoga, mida ma ise vaatasin siin ka eelmine aasta. Istusin siin samas infotunnis ja video peamiselt räägib sellest, et kui sa tõesti teed midagi, miks sa ei promo seda, miks sa ennast välja ei pane, miks sa näiteks teed ühe postituse, paned selle story'sse kuskile ja see on kõik. Ehk siis selle asemel, et lihtsalt jätta see kuskile sinna kõrvale, pigem promoda seda rohkem kui ühe korra. Right under me is like, I don't know if they too cool or they don't want to look thirsty or they're not proud of their, but like they'll put a song out, they'll put it in their story, and that's it. That's it. You went through something, you wrote words down, you recorded it, you edited it, you mix it. It's a whole thing. And you mean to tell me that you're going to be passive with your own and just put it on your story once? Are you fucking crazy, bro? Okay, so See ongi peamine asi, mis me siin erialal teeme. Selle asemel, et olla ebakindel selles, mis me teeme, me peame olema kindlad, julged, kriitika, pigem seda vastu võtta ja lihtsalt minna paremaks sellest. Aga miks just siis reklaam ja suhtekorraldus? Kas mõtled enda peale ja oskad öelda, et ma oskan mõelda loominguliselt, strateegiliselt, oled julge, hea suhtleja näiteks, oled nõus oma sellest kastist välja tulema ja siis kastist ka välja mõtlema ja tahad luua väärtust ning sellega raha teenida. See on ikka omaette hea lisaboonus, mis sa saad sellega. Minnes nüüd süvitsi siis selle sisse ka reklaam, mis see siis on, lahenduste kokkuviimine vajadustega. Strateegia, ettevõtlus, branding, disain, video ja foto, suhtekorraldus võib olla nagu natukene keerulisem, aga võib ette kujutada niimoodi, et su klassijuhataja palus sul mingi klassivenale midagi öelda ja sina oled lihtsalt see vahendaja seal vahel. Sina lihtsalt aitad seda infot edasi viia. Aga ongi organisatsiooni ettevõtte sisene suhtlus ja juhtimine ja selle mõistmine, kriisikommunikatsioon ja suhtlus meedia ja avalikkusega. Kuidas me õpime siis? Et õppimine on tasuline, aga meil on osakoormusega õpe. Ehk saate kas või tööl käia või tegeleda mingi oma businessiga või mis iganes sealt kõrvalt, et ei ole midagi. Et omas kogemust võin öelda, tegelen 2 ettevõttega kooli kõrvalt ja saan täitsa hakkama küll. Õpingud on õhtuti ka, nii et saab kohe praktikasse kõik lisada, et kui te üldse ülikooli lähete, siis kõik teooria, mis te saate, pange kohe praktikasse. Enda kogemust võin öelda, päris hea. Tegutsevad professionaalid on meil, üks õppejõud on meil, eriti reklaami suunas, üks õppejõud on meil Kalevi turundusjuht isegi, mis on päris lahe, talt olen palju õppinud. Ja ei mingit keskpära, nagu Bill ka ütleb, didn't wake up to be average. Et nii lihtne tegelikult ongi, et kui sa tunned, et sa oled loominguline inimene, mõtled kastist välja, oled siuke võib-olla, siis serial on sulle, tule meie juurde, me oleme kõik sellised, et ei ole midagi. Sisseastumine, esimene voor on meil essee ja loovülesanne, ehk nagu kirjapilt ütlebki, kirjutad essee loovalt, muud tegelikult kunsti ei olegi. Kui teed essee ära, palju õnne, sa pole veel sisse saanud, sul on veel vestlusvoor ka ja seal vaadatakse su motivatsiooni enamasti ja kuidas sa suhtled, ka seda kastist välja mõtlemist saad hakkama küll. Et võin ise omalt poolt öelda, kuidas mul läks, et essee, unustasin isegi pealkirja panna, aga kirjutasin suht hea tekstini, et lasti edasi ja siis läksin vestlusvooru ka. Seal läksin ka käed taskus kohale ja ajasin mingit koeraloba ja näed, nüüd seisan siin teie ees. Nii et kõik on võimalik. No ma panin ikkagi pealkirja ka, aga peamine, mis me tahame, on lihtsalt see, et sa räägid endast. Sa oled sina ise nii võimalikult palju, kui reaalselt võimalik. Vestlus läks umbes samamoodi, et ma niimoodi seisin, see on ikka 10-5 minutit ennem ja siis mõtlesin, et kus ma olen. Et niisugune nerv oli räigelt sees. Aga jah. Meil on 10 sekundit aega, ma tahaks öelda veel, et meil on reklaamituba. Ma ei tea, kus ta on küll, aga meile öeldi, et see kuskil siin on.
et üleval keegi näitab mulle. Jaa, paremale. Meil on kohe läbi. Aga meil ongi läbi. Igatahes te olete targad inimesed, tundub, te leiate üles kindlasti. Aitäh teile! Aitäh! Aitäh! Tere! Mina olen Kristjan ja õpin 4. aastat. Ei ole, ajakirjandus hoopiski. Vabandust. Tiimitöö. Tiimitöö. Aeg jookseb juba. Tere, minu nimi on siis Raigo ja ma olen siis 3. kursuse ajakirjandustudeng, nii et miks siis ajakirjandus ja miks Tallinna Ülikoolis? Kui ma sain selle keskkooli lõpuks lõpetada, siis mõtlesin, pagan, lähen teen ära selle ülikooli ka. Ja siis ma vaatasin selle järgi, et nagu millise õppekava nagu oskuseid ma saaks kasutada ära ka elus, kuna ma ei teadnud, kas minust saab ajakirjanik üldse milline. Ja selles mõttes on nagu äge, et siin oli hästi palju nagu praktilisi ülesandeid. Et nagu pinge oli ikkagi alati oli sees, aga nagu inimesed tegid selle ägedaks, lõbusaks. Sa kogu aeg tegid nagu järjestikuselt nagu uusi asju ja sa saadki kõik läbi proovida selle traditsioonilise meedia, kirjutad, uurid detektiivi kombel. Siis on see, et sa saad olla nii kaamera ees kui ka kaamera taga, sa teha oma podcasti, sisu luua ja ma arvan, lähme edasi. Nüüd üks äge asi veel, see kuid see pole veel kõik, on see, et meil on ka oma telestuudio, kus on nagu kõik see kallis tehnika, mida tuletakse kogu aeg meelde. Ära jäta seda nuppu, nii on ju. Aga kõik tegelikult laabub hästi. Nii et sina ja sinu ägedad kursusekaaslased saate kõik järjest proovida läbi erinevaid rolle. Saad olla telesaatejuht, saad olla saatekülaline, kaamera ees, kaamera taga, režissööri puldi peal. Ja kui sulle tegelikkus jääb sellest nagu positiivne ja tore kogemus, siis on olemas ka valikaine, mis on siis Luna TV, kus saate teha täitsa enda siis niisuguse tele- või uudiste saate. Panete pead kokku, mõtlete välja mingid eksperimendid, kollitate tänaval inimesi ja see kõik tegelikult laabub hästi. Nüüd see kõik on võimeline tänu sellele, et siin on tegelikult ka olemas see koorekihikreem või siis need tasemel õppejõud, ja teie saate nendele küsimusi esitada, sest kui alguses on veits ikka mõtled, mida mina nendest maailma asjadest tean, tiksud kuskil nurgas, aga lõpuks sa vaatad, et sul on käsi püsti ja sa hakkad ise oma arvamust välja ütlema ja tegelikult ma arvan, need elavad arutelud on tegelikult andnud kõige rohkem juurde. Eks ikka on selliseid õppeaineid võib-olla, mis on natuke igavamad, aga sa leiad viisi, kuidas selle endale põnevaks teha. Nüüd näed, vaata kui tore on ju, näed praktilised ülesanded, telestuudio, õppejõud on ju, aga kas ma ikkagi sobin ajakirjanikuks? Siis ma arvan, esimene asi on ikkagi see, et sa peaksid tundma huvi selle vastu, mis toimub maailmas, välismaailmas. See, et sa mõtled kaasa, arutled, sa tunned, et sul on oma arvamus on ju, ja isegi kui sa praegu julge ole, kõik on korras. Lihtsalt proovid vähemalt, sellepärast, et mis on halvim asi, mis koolis juhtub, saad D-tähe või E-tähe, mitte midagi ei muutu sellest, sinu elu on ikka täpselt sama tore, ja mingil hetkel sa saad A-ni, et see on niisugune põnev protsess ja kohe sa ei pea teadma, milline ajakirjanik sinust saab. See õppekava eesmärk ongi see, et sa saad järjest proovida erinevaid asju läbi ja loodetavasti lõpus oled sa juba natukene teadlikum. Nüüd sisseastumistingimused, esimene asi on siis motivatsioonikiri ja sa ei pea seal midagi kokku luuletama ja sa ei pea ütlema, et sa oled nagu parim inimene pärast Jeesust, sa ikkagi jääd iseendaks ja sa kirjeldadki ära, et mida sulle teha meeldib ja kui sa mõtled, et ma ei ole ühtegi asja nagu ajakirjandusalas teinud, siis ometi oled sa suhelnud, sa oled kirjutanud, ma ei tea, sa oled mingeid piire nihutanud, sa oled sporti teinud, nii et sa saad seal targutada ja panna sinna juurde ka, kuule, näed, muide ma kuulsin seda lugu või ma nägin sealt kõrvalt, sa mõtled välja. Ja siis sa jõuadki esseesse. Nüüd minu soovitus on see, et kas sa kirjutad paberi ja pastakaga või mitte, harjutad 2-3 korda läbi, võtad lahti, ma ei tea, Delfi või Postimehe, vaatad, näed, siuke pealkiri ja hakkad kirjutama selle teema peal. Nii et kui sa koha peale lähed, sa oled juba enesekindel, selg on sirge, sa oled selle kõik selle jama läbi teinud. Valid endale 2 teemast sobivama ja kirjutad selle valmis. Ja siis tulebki see kauaoodatud vestlus. Nüüd seal kontrollitakse seda, kui palju sa oled kursis ümbritseva eluga, siis see, et sa arutad kaasa, mõtled kaasa ja üks hea nipp on see, sest seal mõni küsimus on küll siuke, et sa nagu raputad pead ja mõtled, mis see nüüd oli. Aga siis sa teed pausi, need pilgud jälgivad sind, aga mitte midagi ei juhtu, on ju, selles mõttes, et päike tõuseb ikka idast, loojub läände, kõik jääb korda, on ju. Ja siis sa vastadki, avastad, et sul on tegelikult midagi selle teema kohta öelda. Ja selles mõttes valmistumisaega on pikalt, on ju, näed, alles juunis, on ju, saab natuke päikest veel enne seda. Ja näiteks üks asi veel, mis lõppu öelda, on see, et mina näiteks esimese korraga sisse ei saanud. Ma mõtlesin, et ma olen uudiseid lugenud, suhtle inimene, küll ma midagi seal koha peal välja mõtlen, aga näed, ei mõelnud. Aga teie seda muret ei tee, teie valmistute pikemalt ette, nii et mina usun teisse, uskuge teiega nüüd endasse ja aitäh!
1. Tšau, mina olen Uku Iku Muumu 3. kursuselt. Ja tere, mina olen Johanna Iku Muumu kunstisuuna 2. kursuselt. Vaatame kõigepealt ühe väikse reklaamvideo. Sa pead tegema valiku. Kas kunst või muusika? Tegelikult sa ei peagi valima. Iku Muumus saad tegeleda nii kunsti kui muusikaga. See on siis meie varasemate tudengite poolt tehtud reklaamvideo Iku Muumu erialale. Ma siis natuke räägin, mis see müstiline lühend Iku Muumu tähendab. See tähendab siis integreeritud kunsti, muusikat ja multimeediat. Mina siis punase tableti näol valisin kunstisuuna, kus me saame õppida väga palju erinevaid kunstimeediumeid, joonistamist, installatsiooni, fotograafiat, graafilist disaini. Ja meil on ka väga palju näituse võimalusi näiteks koolis, aga ka väljaspool kooli. Näiteks mul on tulemas Põhjalast näitus, mis on siis kunstimooduli lõpunäitus, kuhu saavad kõik tulla juuni alguses meie töid vaatama. Ja meil on ka praktikavõimalusi näiteks PÖFFil ja teatrites. Ja mina olen siis muusikasuunalt. Mida seal muusikasuunal teha saab? Audioproduktsiooni õppida, instrumenti, näiteks laulda, klaverit, kitarri, trummid, instrumentaalansamble muidugi. Siis ka teoreetilist muusika osa, ehk siis muusikaline kuulmis- ja kirjaoskus, mis on kindlasti väga tähtis, ja partituuri analüüs. Ja muidugi kõige lahedam on need koostööprojektid, mis meil on, et mina olen näiteks teinud koreograafidega koostööd, nende lavastustele muusikat kirjutanud ise ja siin pildi peal näete ka minu enda muusikavideost ühte pilti ja taustal on meie kooli stuudio, kus saab salvestada. Ja mis multimeedia siis on? Meedia, mis on multi? Sisuliselt animatsioon näiteks, muusikavideo, nagu ma juba mainisin, multimeediaprojektid, erinevad mingid reklaamid ja sellised videoprojektid, performance ja heli- ja meediakunst ja kindlasti ka typograafia ja graafiline kujundus. Ja kuidas siis siia erialale sisse astuda? Sul on vaja portfooliot. Mis seal portfoolios võib olla? Sinu mingid varasemad tööd, kui sa astud kunstisuunale, siis mingid, ma ei tea, visandid, sinu maalid, mida iganes. Muusikasuunal audiofailid, sinu enda mingist loomingust sisuliselt. Ja siis on video tutvustus endast. Jah, kunstisuunal on siis katsed, kus peab visandama, joonistama modelli ja on kompositsiooni ülesanne. Ja siis on grupitöö, mis on audiovisuaalne lühilugu, mille kohta räägitakse täpsemalt katsetel. Ja siis on muusikalised katsed muidugi, kui sa astud muusikasuunda, et laul või instrumentaalpala või mingi klaveripala ja ka teoreetiliselt muusikakatsed. Ma siis räägin hästi kiireka natuke EEL-akadeemiast, kui sind tõesti see eriala huvitab ja tahaksid rohkem saada sisseastumiseksamitest teada ja nendeks ette valmistuda, siis sul on selleks võimalus ja registreerimine kestab kuni 4. märtsini. Kui teil tekkis väga suur huvi selle vastu, siis ma väga soovitan sellest EEL-akadeemiast osa võtta. Ja seal õpite ka, kuidas seda portfooliot näiteks täpsemalt teha. Ja mis meist saab? Väga palju erinevaid võimalusi on tegelikult, et
ma näiteks tooks välja siis magistriõppe, et siinsamas on siis EKA-ga koostöös kunstiõpetaja ja muusikaõpetaja, mis on siis EMTA-ga koostöös, on selline magistrikraad ja pluss meil on ka võimalus minna näiteks filmikunsti edasi õppima. Ja me oleme lihtsalt väga mitmekesised, mis seetõttu on meil ka erinevaid valikuid, kuhu edasi minna. Ja, sellega on meil vist kõik. Jah, aitäh teile! Tere jälle! Nüüd on filmikunsti kord. Aitäh! Jah, mina õpin 4. aastat siis režiid filmikunstis ja kui teie südame soov on teha mängufilmi, siis on filmikunst kindlasti õige eriala. Me võtame vastu 7 nii-öelda sellist spetsialiseerumist või eriala. Meil on stsenaristid, operaatorid, siis režissöörid, produtsendid, monteerijad, helirežissöörid ja filmikunstnikud. Ja see nii-öelda eriala on riiklikult makstud, ehk siis 42 tasuta õppekohta on. Nii-öelda kõigepealt on vaja essee esitada, CV, nüüd on meil videotutvustus ja portfoolio. Portfoolio pärast ma ei soovita väga palju muretseda, sest et kui te ei ole mingisuguseid selliseid filme või muusikavideoid või asju teinud, siis väga palju otsustab tegelikult see katsetel see intervjuu. Siin on veel. Aga filmi koha pealt, mis ma ikka räägin, seda peab näitama. Siin on väikene isutekitaja. It's all in our hands, this life of time that's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. With every field and rising sea, can hear the sounds of all, and with every change we'll always be where hope's not lost but found. It is all in our hands, it is all in our hands.
ja siin on mõningad pildid filmidest, filmikunsti tudengitest, esilinastused on meil väga uhked. Siis meil on Bob, mis on selline festival, tudengifilmide festival. Filmilehte on võimalik juhtida ja meie õppejõud ja vilistlased ja ülejäänud info on kättesaadav Tallinna Ülikooli koduleheküljelt. Aitäh! On näiteks filmikunsti kohta kellelgi kohe midagi küsida. Mina kohe ise tulen ja küsin. Meil oli siin filmikunsti kohta küll päris palju küsimusi, aga ma arvan, et seda saab natukene laiendada ka siis nagu teistele erialadele. Ja üks küsimus oligi portfoolio kohta. Ehk siis ütleme näiteks filmikunsti eriala puhul või siis ka teiste erialade puhul, kus on vaja portfooliot. Ehk siis mida sinna võiks panna? Et kas seal peavad olema konkreetselt ainult, ma ei tea, mingid lühifilmid, mis on tehtud või sobivad ka muusikavideod või hoopis mingid muud asjad sinna, et kui sa ise pidid portfooliot tegema, et siis mis sa sinna panid? No üldiselt mina soovitaks olla loominguline. Pane sinna kõike, mis sulle endale tundub, et sa tahaks sinna panna. Mina isiklikult tegin spetsiaalselt selle jaoks, kirjutasin ühe sketši ja filmisin selle üles nii-öelda sõprade ja igasuguse käepärase tehnikaga, aga sinu enda fantaasia on piiriks. Võivad ka näiteks fotod olla? Väga muidugi, loomulikult operaatoritel ongi isegi nõutud, on mingid fotod. Mina ise näiteks õppisin integreeritud kunsti, muusikat ja multimeediat ja mina panin sinna oma keraamikatööd näiteks, mis ma olin teinud või siis erinevad joonistused ja asjad. Nii et kõik, mida sa kategoriseerid loomingu alla, ma arvan isegi mingid luuletused, eriti kui sa näiteks sinna loed luuletuse sisse ja ehitad mingisuguse multimeedia asja sinna peale või visuaali muusikalahenduse, et ma arvan kõik nagu sobib selles suhtes. Nii, aga meil tuli siin veel küsimusi, päris palju häid küsimusi, kohe niimoodi raske siit isegi valida, aga üks väga populaarne küsimus oli, et kuidas valmistuda sisseastumiskatseteks ja jah, kas on mingisuguseid nippe anda, võib-olla teistel ka siit kohe? No sisseastumiskatseteks ma arvan, et lihtsalt tuleb enda julgus kokku võtta, näidata ennast sellisena, nagu sa oled, sest et me ikkagi kõik valdavalt tegeleme siin mingisuguse kunsti ja loominguga ja see, et looming saaks särada, peab ka see inimene ise siis särama. Et hinga, mõtle, võib-olla vali endale üks sõber ja räägi talle siis oma loomingust või mängige läbi mingeid olukordi kellegagi, keda sa usaldad selles olukorras, et ma võin sulle rääkida, siis see rääkimise pool vestluse osas ka alati aitab. Nii, kas teistel on ka kohe mingisugune, igaüks saab ühe soovituse öelda? Ma arvan, üks asi, kuidas mina läheneksin sellele, on see, et mida ma teen enne nii-öelda katsetele minekut, et mõnikord on see, et hommikul ärkad üles, on ju, no tunne ei ole päris õige, on ju, aga siis sa kuidagi liigutad ennast, ma ei tea, tantsid, kuulad mingit muusikat, räägid ennast nii-öelda soojaks ja nagu selle essee puhul ütlesin, on ju, on lihtsalt puhas nii-öelda selle nagu läbitegemine ja see vestluse jaoks sa kogud natuke infot, on ju, et sa vähemalt oled kursis, et ma ei tea, kedagi ikka ajakirjanikest tead nii-öelda nimetada ja see võib olla välismaalt, see võib olla kuskilt sotsiaalmeediast pärit, et see ettevalmistus annab sulle enamiku enesekindlust, siis on see, ärkad üles, sööd midagi toredat, liigutad, jalutad ennast ja ma usun, et ikkagi läheb hästi. Ja nii-öelda, mis see lause oli nüüd, on see tühi pea on edupant, proovid võimalikult palju seda koputit siin koomale tõmmata, on ju, enne seda lähed ja siis lihtsalt hingad, nagu eelnev inimene ütles ja kõik saab hästi. Super, nii, anname mikrofoni kohe edasi, saame veel nippe juurde. Mina Ikumu kunsti poole pealt väga soovitan pliiatsid ära teritada, sest et mina tulin nüride pliiatsitega eksamile.
aga siis ma nagu portfooliosse paneks nagu võimalikult palju asju, kõike, mis te teinud olete. Ja tegelikult ei pea väga muretsema, inimesed on toredad ja ma tegelikult soovitan olla kursis ka näituste ja kunstisündmustega ja ma arvan, et muusika poolt ka siis igasuguste mingite esinemistega, sest nad küsivad seda küll seal vestlusel, et mis on näiteks viimane kunsti- või muusikasündmus, kus te käinud olete. Super, nii, võtame veel ühe. Ma arvan, et samuti jälgi reklaame, vaata, mis meedias toimub, käi asjadega kaasas ja sisseastumiskatsele ma võtsin 4 pastakat igaks juhuks kaasa, 2 nendest jagasin laiali, neid tagasi ei saanud, aga ses suhtes lihtsalt kirjuta endast, ära ürita endast, ongi nagu teise kõige parema inimesena siis Jeesuse kõrval ennast kirjutada, vaid kirjuta, kes sina oled ja peamine on lihtsalt see, et selle tekstiga saame aru, et sa oled motiveeritud samuti ka vestlusel. Et kui sul on motivatsiooni, varasem töökogemus, räägi seda vestlusel ka, sest et see on põhiline, mis sul loeb. Ja ole avatud lihtsalt, ole avatud ja kirjuta lihtsalt endast, see on kõik. Ma võtan ühe küsimuse veel, mida siin päris palju küsiti, et näiteks Kristjan saab vastata, kas pigem võetakse vastu need, kellel on kogemus ja teadmisi või need, kellel on siis kirg ja oma selline pärasus siis juures? Filmikunstis kindlasti võin omalt poolt öelda, et see kirg ja sära silmas on nagu kõige olulisem asi. Ja isegi on pigem võib see takistuseks saada, kui sa oled juba liiga palju teinud, mis iganes filmimaastikul käinud professionaalsetel filmivõtteplatsidel ja juba liiga palju seda maailma näinud, et pigem nad tahavad võib-olla sellist värskemat verd või sellist, keda nagu rohkem õpetada. Ja see iseendale nagu ausaks ja siiraks jääda, see on nagu katsetel kõige olulisem asi, mis meil on vestlustel olnud ka, et isegi kui küsitakse mingit väga tuntud filmi või režissööri ja ei tule nimi meelde midagi, et siis kõige parem on see, kui sa ütledki, ma ei tea, ma päriselt ei tea ja kõiki asju ei peagi teadma ja mingid asjad teinekord ei tule meelde. Et kõige hullema, mis sa teha saad, on see võib-olla, et sa lähed pingesse ja võib-olla noogutad või nagu, et jah, ma tean küll seda, see on, et jah, olla aus ja siiras. Jah, ma arvan, väga palju vaadataksegi seda, et kes te ise inimesena olete ja kui suur sära teil silmis on selle ala vastu. Vot, aga selliste mõtetega me siit BFM-i infotunnist siis nüüd lõpetame ja jääme teid kõiki ootama siis BFM-i ja saate veel edasi siis avastada ka Tallinna Ülikooli siin tänase päeva jooksul.